Keep it simple, stupid. Ehk miks meie täiskäigul alustatud liikumisharjumused ei taha hästi püsida ja kuidas seda parandada? Ma üldse tegelikult ei tahtnud öelda, et sa oled stupid. See on lihtsalt KISS-meetod. Ehk üks nurgakivisid harjumuste kujundamise algusfaasis ja motivatsioonipsühholoogias. Uut harjumust luues sea endale jaburalt lihtsaid samme oma eesmärgi suunas. Meie tasusüsteemile, kus möllab ringi dopamiin, meeldib ennast tunda edukalt. Kasuta seda targalt ära. Näiteks, ma tean, et õues on külm, aga mine tee täpselt üks tiir ümber oma maja, parkimisplatsi või kus iganes. Ja siis võid koju tagasi minna. Päris ausalt, see pole trikk. Aga kui sa juba õue lähed ja selle pisikese sammu eesmärgi täidad ja võib-olla isegi paari tiiru võrra ületad, siis sa tunned ennast hästi ja jääd suurema tõenäosusega seda edasi tegema. Ja siis sammhaaval saad sa selle peale ehitada. Me ei saa ehitada majale katust, kui seinad pole püsti. Alustame sellest, et meil üldse tekiks seos hea enesetunde ja liikumise vahel, mida meist paljudel ei ole. Lisaks, ära unusta ennast premeerida. Isegi nende väikeste asjade eest, isegi kui see tundub veits rumal. Harjumuse kujundamisel on eriti hea, kui see preemia ei ole materiaalne või see tegevus ise on natukene nagu omaette preemia, näiteks paus koolitööst. Teiseks on väga hea, kui sa saad selle teha endale kõige lihtsamini kättesaadavaks. Ehk siis näiteks peidad ära alternatiivid, hoiad trennikotti alati pakituna või jalanõud strateegilises kohas koridoris. Ning kolmandaks, kui tegeled harjumuse kujundamisega iga päev samal ajal, veel parem. Aga liigselt rigiidsed harjumused kipuvad murduma, nii et jäta endale natuke vingerdamisruumi. Mõtle läbi võimalikud takistused ja sobita eesmärk kavalalt oma graafikuga. Niisiis, vali täna üks kategooria. Näiteks liikumine, võid täiesti minu näite varastada, kus tahad midagi muuta ja genereeri endale üks erakordselt jaburalt lihtne samm, mida teha seni, kuni näed Õhtulehe noortekanalil järgmist videot.